Tallinna merepäevad on taas kord alanud ja väga põnevate sündmustega loomulikult ja meiegi oleme kohal ning kohe leidnud midagi ja mina leidsin ka kellegi ehk Tõnu Piiburi, kellel on siin midagi väga põnevat näidata. Tere, Tõnu! Tere! No mis rolli sina siis täidad seekord merepäevadel? Meie oleme hinges vanad merekarud, aga kuna meid merele ei lasta, siis me tulime vanade bussidega kalda peale seisma. No neid busse on ikka paras hulk ja selliseid iga päev näha ei saa, et kust need bussid pärit on? Bussid on pärit kõik Eestimaa teedelt ja kaugliinidelt. Ehk nendega on sõidetud ammustest aegadest suurte linnade vahel. Ja meie taga seisab näiteks buss, mis pole mitte kunagi Eesti teedel veel sõitnud. Räägi natuke sellest ka. Tähendab, see buss ei ole sõitnud Eestis liini, aga see on kõige rohkem ilmselt paadikujuga buss, seepärast sobib merepäevadele ja seepärast see siia toodud on. Aga see on valmistatud Saksamaal aastal 1962. Nimi on temal Setra S6 ja ta on umbes samast ajastust buss, kui Saksamaa teedel sõitsid siis Volkswageni põrnikad. Et siis ta näeb enam-vähem samamoodi välja. Kas nende busside seas on ka sinul mingisugune eriline lemmik? Ei ole. Ma vihkan vanu busse ja soovitan kõikidel inimestel sõita ikkagi uute bussidega ja vanad bussid on vaatamiseks välja pandud selleks, et inimesed saaksid aru, et vanasti sõideti nii, aga tänapäeval tuleb sõita korralike ja uute bussidega, kus on turvavööd, korralikud pidurid ja kaine juhtroolis. Et seda peaks nagu igaüks kontrollima ennem ja vaatama, kas need kõik toimivad. Ja vanade busside pealt saab õppida seda, et mismoodi need bussid on tehtud ja mismoodi vanasti need asjad käisid. Aga need bussid ometigi ei jää ju siia ainult parklasse seisma. Mis nendega veel siin merepäevadel toimub? Meie õnneks ei tegele lennundusega. Seetõttu me ka ei tea, kas need bussid jäävad parklasse või mitte, see selgub töö käigus, kui me hakkame neid käivitama. Aga suurem osa muidugi peaks minema siis õhtusele paraadile ja siis hea õnne korral, kui peale mahub, siis saab iga täistund sõita Vanasadama ja Pirita Topi sadama vahet nendega. Siin on ühel bussil justkui kõht lahti lõigatud ja saab sissepoole ka näha, mis juhtunud on ja mida see sisaldab. Merepäevade raames läks kõht lahti, aga selles mõttes on siin saab näha mootorit. Et igal bussil on ju mootor ka küljes ja sellel on eriti koleda häälega Zeppeli mootor, mis lagiseb nii, et kõrvadel hakkab valus. Seetõttu me seda siin praegu teile käima ilmselt ei pane. Muidu jookseksid kõik inimesed laiali. Aga bussis sees vanade bussidega sõites tuleb alati arvestada sellega, et müra on poole suurem, tuul puhub peale, kui vihma sajab, siis võib tilkuda isegi pähe, tuleb meelde lapsepõlv ja see, kuidas sai bussis oksendatud. Bussimootor sai siiski tööle pandud ja sisenesime ise ka bussi kõhtu ja see näeb ikka tõeliselt äge välja. Et millega on tegemist? See näebki ainult äge välja. Tegelikult on tegu äärmiselt ebamugava bussiga, millega ma ei soovita mitte kellelgi sõita. Ehk tegu on Icarus Luxiga, kuigi see Lux nimi tähendab ilmselt seda, et oli võrreldes oma aja teiste bussidega natukene ilusam. Aga põhiline probleem, mis vanadel ja uutel erinevat on see, et uued bussid on kõik õhkpatjade peal. Ehk see pehme osa on viidud silla juurde ja terve buss sõidab nagu ühtlaselt ja kergelt õõtsudes mööda maanteed. Vanasti oli kogu see pehmus siin samas istme patjades all ja kogu see ülejäänud kere värises ja põrkas mööda maanteed ja siis vanasti läkski sellepärast süda kergemini bussis pahaks. Aga kas on mingisugune võimalus olemas, et ka väljaspool merepäevi saab inimene neid busse uudistada ja isegi katsuda ja nendega ka sõita? Meil on tegelikult üks koduleht ka, kust pealt saab neid busse vaadata, aga me hea meelega väldiks sellist asja Eestis nagu vanade busside muuseum. Sellepärast,
et siis inimesed käivad ja vaatavad bussid ära ja ongi nagu arvatavasti kõik. Aga tegelikult vanade busside kõige põhilisem mõnu on ikkagi nende seesama mootori hääl, siis seesamane ringi sõitmine ja kõik see, mis selle tegevuse käigus toimub. Seetõttu me väldime muuseumit kui sellist, pole vaja. Ehk tegelikult, kes tahab, saab neid bussi endale sõitmiseks tellida ja siis saab proovida, mis tunne on. Suur aitäh! Ja väga kena! Ja mõnusat merepäevade jätku!